Minu selja taga on Mandri ja Vormsi saare vaheline jäätee, mis sai avatud olla vähem kui 2 nädalat. 15. veebruar oli see kuupäev, kui saare rahvas rõõmustas, et nüüd saab ametlikult hakata Mandril käima, aga lühikeseks see rõõm jäigi. Täna on jäätee suletud ja tegelikult on Vormsi inimesed Mandrilt täiesti ära lõigatud. Kohalikud ikka käivad, sest see on kohalike jaoks vägagi oluline. Et kohalikud oskavad, saavad aru, kuidas sõita ja kohalikud sõidavad ikka üle. No aga kas siin mingid intsidente on ka juhtunud, et inimesed on hange kinni jäänud, kuskile vee sisse kinni jäänud? On. Vahest tuleb ikka ette, sest inimestel on selline asi, et mõned ei taha märgata lahti lükatud teid või teetähiseid, ei taha neist nagu õigesti aru saada. Siis sõidavad ennast hange või kuskile kinni ja veega ongi selline asi, et meil on alati ära tähistatud need nii-öelda ohtlikumad kohad või siis, kus peaks nagu tähelepanelikum olema. Ja on kiirusepiirangud pandud, kõik kadakatega ilusti äärel ära tähistatud, aga mõni ei taha sellest lihtsalt aru saada ja sõidab oma suva järgi. Jah, hetkel on trass suletud 2 põhjusel. Üks asi on pinnatuisk, te näete, et auto põhi kraabib ja tegelikult pinnatuisk tähendas seda, et ta pani mere peal lume liikuma ja sadas enne lõunal ka lund juurde. Praegu sõiduautoga oleks läbisaamine oleks keerulisem, kuna praegu siin sellel kõrgel maasturil ka kohati põhi lükkab. Aga me saame turvaliselt läbi ja teine põhjus, mis on olulisem põhjus, on ka see, et Vormsi ääres on siis vesi pressinud jääle. See tähendab seda, et ei saa turvaliselt ja nõuete kohaselt maale, ehk siis vesi on kõrgem kui 10 sentimeetrit ja see vesi, mis on jääle tekkinud, sinna on tekkinud ka omakorda siis õhuke jääkiht peale, mis tegelikult lõhub ka autot. Kas me sinna Vormsi sealt saare peale ka lähme või kui seal vesi ees on, siis pigem mitte või? No me leiame sealt kõrge autoga võimaluse ja ehk me saame ka minna Vormsi maale korraks. Jaak, kurat, jalad põhjas. Just. Siis tuleks lühter ka kinkida. et lubage praegu, et Vormsi kirik saab lühtri ja siis läheme maale ka. Näete nüüd 0,5 tundi hirmu ja nüüd me olemegi siin täiesti Vormsi saare külje all, aga tõepoolest siit edasi minna ei saa, sellepärast et tulete, sõidate ja satute tegelikult vabasse vette. See, et siin jääkirme peal on, see on ainult petlik. Nüüd me jäime kuskile nagu selle nõrga jää, mis siia peale on tekkinud, eks ju, siia sisse jäime kinni, aga saime ikka lahti ka veel kuidagi. Liigume vaikselt edasi, et siin ütleme, äkilise meelega ei ole siin midagi teha, see peab hästi rahulikult käituma. Ja siit läbi sõita nüüd tõesti ei saa, et meie oleme siin teiega proovinud mingi 3 korda vist hetkel ja oleme kogu aeg põhja peale kinni jäänud jälle. Just vastab tõele, et kui kett koosneb kõikidest lülidest ja kui 2 lüli vahepeal ei ole, siis trassi avada ei saa ja see lüli on praegu näha, et siit vee seest autoga enam hästi läbi ei saa. Kui see praam läks katki, siis tehti kiiresti see ametlik jäätee. Nüüd see remont on kestnud oluliselt kauem, kui keegi oleks osanud arvata ja mingit alternatiivi ei ole leitud. Väikesaartest kindlasti praegu Vormsi olud on kõige keerulisemad, kuna tõesti laev on ka tehnilise rikke tõttu rivist väljas ja saime ka infot, et loodetavasti siis vajatud varuosa jõuab reedel ja saab laev ka siis peagi tagasi liinile. Aga hetkel küll on olnud Vormsi puhul siis see jäätee olnud selline igapäevaste liikumisvõimaluste tagamiseks. Kahjuks see riigi laevastik on nii kasin, et mingisuguseid alternatiive rohkem Eesti riigil ei ole ja minu teada Eesti riik ei ole ka naabrite poole pöördunud, et mingisuguseid aluseid leida, mis seda ühendust ikkagi pakuksid. Kas on kaalutud mingeid muid võimalusi ka, ma ei tea, lennutransport, veel midagi? Ütleme nii, et meil ei ole praegu seda vajadust olnud nüüd reisijate veoks, kuna oli jäätee, aga me peame siin kindlasti erinevate osapooltega rääkima, et mis need varuvariandid on. Vormsi rahvas vajab seda teed, eriti praegu, kus praam on remondis ja loodame, et järgmiseks nädalaks saame praamiühenduse tagasi. Nii kauaks on seda trassi vaja tõesti, et Vormsi saart varustada vajalike
vajalike tarvikutega ja praegu me leiame selle võimaluse, et ma loodan, et me leiame selle võimaluse ja saame seda trassi veel avatud hoida. Saab hetk üles oma normaalseisu.